Midagi ajaloolist juhtus just Venemaa territooriumil. Ukraina on taas oma droonidega kõvasti löönud, kuid see rünnak on teistsugune. Pealtnäha näib see olevat järjekordne paljudest Ukraina korraldatud kaugmaa rünnakutest Venemaal. Aga see ongi asja mõte, üks paljudest. Tegelikult näeme siin Ukraina sõja murdepunkti. Võim on liikunud Ukraina kätte, sest neil on kogu initsiatiiv ja täiuslik strateegia Venemaa alistamiseks. Ukraina on selle nimel aastaid tööd teinud, nüüd see tasub end ära. Et näha, kuidas see juhtus, läheme Venemaa Voroneži oblastisse. Venemaa piirkond, mis piirneb Ukraina Luhanski oblastiga ja asub Harkivi oblasti lähedal, Voronež on umbes 150 kilomeetri ehk 93 miili kaugusel sõjarindejoonest. See ei oma Ukraina jaoks mingit tähtsust. See pole juba mõnda aega tähtis olnud, sest Ukraina on juba mitu aastat tabanud sihtmärke palju sügavamal kui see. Aga 29. aprillil tabas Ukraina midagi erilist ning tegi seda koordineeritud jõupingutusega, kasutades strateegiat, mille Ukraina rakendas juba mitu kuud tagasi. Kõik algas Vene kopterist. See kopter oli koos 3 teise helikopteriga Voroneži lennuväljal, et tankida ja läbida lennueelsed kontrollid enne järjekordset väljalendu Ukraina territooriumile. Piloodid olid seda varemgi korduvalt teinud. 4 kopterist oli vähemalt üks Mi-28 ründekopter ja teine Mi-17 transpordikopter. Need on need vahendid, millele Venemaa toetub, et viia vägesid Ukrainasse ja tulistada kõigi pihta, kes üritavad neid peatada. 29. aprilli tankimine pidi olema lihtsalt järjekordne peatus, enne kui kopteripiloodid said oma tööd jätkata. Selle asemel sai sellest kuupäevast päev, mil Ukraina sooritas ühe oma seni kõige tähelepanuväärsema rünnaku selles sõjas. Kui Venemaa kopterid tankisid, tõusid Ukraina droonid taevasse. Varustatud esimese isiku vaatekaameratega lendasid need droonid üle 90 miili Voroneži suunas ja sihtisid pargitud koptereid. Venemaa ei saanud midagi teha. See, mis pidi olema turvatsoon, oli kompromiteeritud. Õhutõrjega see ebaõnnestus võib olnud seda algusest peale olemas ning Ukraina droonid lähenesid ükshaaval ja tabasid otse sihtmärke. Rünnakute videomaterjali on juba rõõmsalt jaganud Ukraina mehitamata süsteemide vägede ülem Robert Brovdi. Tabamused tehti mootorisektsiooni tagumises keskosas, möödudes peapropelleri labadest. Selle rünnaku tagajärjel hukkus vähemalt üks kopteri hooldusspetsialist, kui droon teda tabas, teatas Brovdi rünnakust teada andes Telegrami postituses. Kaasaolev video näitab, kui täpseks on Ukraina droonid muutunud. Venemaa jaoks oli selle rünnaku hind tohutu. Kaotatud pole ainult tehnik. See üksi on juba piisavalt kahjulik. Venemaal saavad kiiresti otsa inimesed, kellel on mingisugunegi sõjaline pädevus, sest nad saadavad 10 000 inimesi rindele surema, selle asemel, et neid toetavatesse rollidesse välja koolitada. Kuid kõige rohkem tunneb Venemaa just kopteritest kõige rohkem puudust. On spekuleeritud, et Ukraina suutis koos teiste varem mainitud kopteritega hävitada ka ühe Mi-8. See kopter on mitmeotstarbeline masin, mis suudab transportida vägesid ja pakkuda samal ajal tuletoetust maavägedele. Selle alla tulistamine tähendab, et Venemaa kaotas umbes $6 miljonit Ukraina drooni tõttu, mis tõenäoliselt maksis vähem kui 10% sellest summast. Sama tüüpi kaugmaa FPV droonide poolt hävitatud Mi-8 läks Venemaale ehitamiseks maksma umbes 3 korda rohkem. Kui lisada $18 miljonit $6 miljonile, tähendab Ukraina jaoks kokku $24 miljoni suurust päeva. Tegelikult isegi rohkem. Mi-17 mille Ukraina hävitas, maksis Aircraft24 andmetel kuni $32 miljonit. Pole selge, kas see on Venemaa ehitushind või ekspordihind. Aga isegi kui eeldada, et Venemaal kulus kopteri ehitamiseks oma tarbeks vaid pool sellest summast, on see ikkagi järjekordne kallis varustuse tükk, mille Ukraina lendavad sanktsioonid on purustanud. Ausalt öeldes peaks Venemaa selliste kaotustega praeguseks juba harjunud olema. Venemaa kopteritel pole Ukrainaga vastasseisus hästi läinud. Vene kopterid on Ukraina partisanide poolt maapinnal õhku lastud, nagu nägime, kui Mi-28N hävitati 2025 aasta augustis Tveri oblastis asuvas väljaõppekeskuses. Neid on ka lennu ajal alla tulistatud, nagu nägime septembris, kui Ukraina droonid tulistasid õhus alla Mi-8 kopteri. Selline rünnak on nii haruldane, et Venemaa ei oleks seda kunagi osanud oodata. Siiani on Venemaa kaotanud 352 kopterit, alates sellest, kui Putin alustas oma sissetungi, teatab Ukraina rahandusministeerium. Aga seekord on midagi teisiti. Siin näeme, kuidas olukord pöördub Ukraina kasuks, sest on saavutatud murdepunkt. Enne kui sellesse süveneme, tasub esile tõsta seda erakordset koordineeritust, mis võimaldas Ukrainal selle viimase rünnaku läbi viia. See polnud ühegi üksiku Ukraina üksuse ühekordne rünnak. See nõudis planeerimist. Alustuseks pidid Ukraina luureteenistused olema kaasatud. Sai saada lihtsalt droone ligi 100 miili kaugusel asuvale lennuväljale, lootes, et seal juhtub olema midagi väärtuslikku, mida rünnata. Ukraina drooniüksused teadsid täpselt, mida Venemaa tankimisel olevad kopterid tegid ja nad saatsid oma relvad taevasse nii, et need jõuaksid kohale täpselt õigel hetkel rünnakuks.
Helikopter ei saa midagi teha, et drooni peatada, kui ta on maas ja tankimisel. Ukraina teadis juba aegsasti, mida ta kavatseb teha. Ja kui oli õige hetk operatsiooni alustada, ei teinud Ukraina midagi poolikult. 3 Ukraina üksust osalesid rünnakus Voronezhile, sealhulgas 429. eraldi brigaad, mis on Ukrainas tuntud kui Achilleuse brigaad, ning 43. eraldi suurtükibrigaad. Ja üksus, mis seisab sageli Ukraina kõige muljetavaldavamate droonirünnakute taga, Ukraina julgeolekuteenistuse Alfa üksus. Tundub üsna selge, et Alfa üksus viis läbi tegeliku droonirünnakud. Mis puudutab teisi 2 üksust, siis on raske öelda. Brovdi avaldas, et nad osalesid, kuid ei täpsustanud, kuidas. See on tark. Miks peaks Ukrainal olema vaja Venemaale avaldada, kuidas nad oma droonirünnakuid korraldavad? Putini käsilastel pole vaja vihjeid selle kohta, kuidas nad võiksid tulevikus sarnaseid rünnakuid ära hoida. Aga praegu ei ole Ukraina koordineerimine see, mille pärast Putin muretseb. See pole isegi kopterite kaotus ega Venemaa sõjalise võimekuse vähenemine ja sellega kaasneb rahaline kulu, mis paneks Venemaa presidendi Putini värisema. Putini tegelik probleem on nüüd selles, mida see viimane rünnak sümboliseerib. Ukraina ei vedanud Voronezhis lihtsalt. See viis läbi rünnaku, mis sai võimalikuks tänu sellele, et Ukraina on süstemaatiliselt hävitanud ainsa asja, mis on sõja algusest peale hoidnud Venemaad kaitstuna Ukraina droonide ja kaugmaarelvade eest. See muudab kõike. Ja muide, kui see on selline ülevaade, mida soovid rohkem näha, siis kindlasti telli The Military Show kanal. Me lahkame seda niimoodi igal nädalal. See, mida Ukraina 29. aprillil korda saatis ja palju sellest, mida ta praegu Venemaa vastu teeb, on saanud võimalikuks tänu järjepidevale kampaaniale, mis on keskendunud Venemaa õhutõrje nõrgestamisele. Nüüd hakkavad ilmuma tõendid selle kohta, et see kampaania on töötanud. Venemaa ei olnud kunagi nii tõhus oma õhuruumi kaitsmisel, nagu ta oleks soovinud. Lihtsalt ei ole võimalik kõike kaitsta. Venemaa on maailma suurim riik, mille kogupindala on 17 miljonit ruutkilomeetrit, ehk umbes 6,5 miljonit ruutmiili. Venemaa võiks ehitada ainult õhutõrjesüsteeme ja ikkagi ei suudaks ta kogu oma territooriumi kaitsta. Lisage siia veel asjaolu, et ta peab saatma tohutul hulgal õhutõrjesüsteeme okupeeritud Ukrainasse, et kaitsta lähitagalas toimuvate rünnakute eest ja tulemuseks on paratamatus. Venemaa õhutõrje oli juba niigi pinges. Ukraina on seda probleemi nii palju hullemaks teinud, et Venemaal ei ole enam süsteeme, mida ta vajab mõnede oma kõige väärtuslikumate sihtmärkide kaitsmiseks. Voronezhi rünnak on vaid üks paljudest, mida Ukraina korraldab üle kogu Venemaa ja okupeeritud aladel. Me peame vaid vaatama selle video valmimisele eelnenud viimast paari päeva, et näha palju teisi näiteid. 1. mail tuli uudis, et Ukraina droonid suutsid tabada lennuvälja, mis asub üle 1700 kilomeetri ehk veidi enam kui 1050 miili kaugusel rindejoonest. Tšeljabinskis asuvat Šagoli lennubaasi tabasid droonid, mis ründasid 2 Venemaa ülikaasaegset Su-57 hävitajat, samuti Su-34 ja veel üht seni täpsustamata lennukit. See oli üks sügavaimaid rünnakuid, mille Ukraina on kunagi läbi viinud ning see maksis Venemaale osa nende parimatest hävitajatest ja kuni umbes $250 miljonit. Samal päeval teatas Le Monde, et Ukraina droonid olid suutnud jõuda ka Permi suurde naftatöötlemistehasesse, mis asub Ukrainas 1500 kilomeetri ehk umbes 930 miili kaugusel. See rünnak on osa teisest Ukraina kampaaniast, mille eesmärk on takistada Venemaal teenida kasumit toornafta ja rafineeritud naftatoodete müügist. Kõik see on seotud Putini sõjamasina nõrgestamisega. Ja see juhtub siis, kui ühendad rünnakud varade vastu, mille loomine maksab Venemaale raha, ning rünnakud finantsallikate vastu, mis võimaldaksid Venemaal veelgi rohkem teenida. Liigume edasi 3. maini, mil Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozhdenko teatas, et Ukraina oli korraldanud järjekordse droonirünnaku Venemaa Läänemere naftaterminali vastu Primorskis. Venemaa väidab, et on alla tulistanud 60 drooni, mis sihtisid eksporditerminali, mis suudab Al Jazeera andmetel käidelda kuni 1 miljon barrelit päevas. Kuid Ukraina teatas, et tabas rajatisi ning sõjalaeva, patrullpaati ja varitankerit. Primorsk on olnud Ukraina korduv sihtmärk suure osa aprillist ja nüüd ka mais. Sama võib öelda ka Tuapsa kohta. Üksmäel ründasid Ukraina droonid Tuapsa naftarafineerimistehast, mis asub Venemaa Krasnodari krais, ning see viimane rünnak on umbes 6 aja jooksul juba 4. Sellist kordumist ei tohiks olla. Isegi kui Venemaa tegi vea, jättes oma olulised naftarajatised kaitseta, peaks üks edukas Ukraina rünnak olema piisav, et sundida Putinit saatma kohale rohkem õhutõrjet. Aga seda ei juhtu. Ukraina loob selgelt turvalisi õhukoridore, mis võimaldavad tal saata oma droone sügavale Venemaale, kus need ründavad üle kogu riigi. Aga Putini suurem probleem on see, et neid koridore ei suleta ka pärast rünnakut. Meedia jäävad avatuks, et Ukraina saaks neid ikka ja jälle kasutada. Ja kui Ukraina droonid jõuavad sellistesse kohtadesse nagu Primorsk ja Tuapsa, kus nad on varemgi rünnanud, avastavad nad, et Venemaa pole sinna uusi õhutõrjesüsteeme paigaldanud, et neid peatada.
Pea meeles, et kõik need Ukraina droonirünnakud, millest me just rääkisime, toimusid 3 päeva jooksul. Rünnak. Venemaa kopterite vastu Voronežis toimus vahetult enne seda. See, mida me siin näeme, on selge märk Venemaa nõrkusest, mis võimaldab Ukrainal sõjas suure eelise haarata. Aastaid on Putin suutnud kaitsta enamikku Venemaa kõige väärtuslikumatest varadest, peamiselt seetõttu, et Ukrainal polnud vajalikke kaugmaa võimekusi, et neid tõsiselt rünnata. Ülekoormatud õhutõrjest piisas sõja esimestel aastatel. 2025 aastal hakkas Ukraina oma rünnakuid intensiivistama, nagu nägime nende kampaanias Venemaa naftarafineerimistehaste vastu, kus sageli rünnati sama rafineerimistehast mitmeid kordi kuude jooksul. 2025 aasta lõpuks oli Ukraina rünnanud Venemaa naftataristut üle 140 korra, mis oli enam kui 50% kasv võrreldes 2024 aastaga. Kogu selle juures on kõige olulisem Ukraina rünnakud Venemaa õhutõrje vastu. Juba niigi pinges olnud need õhutõrjesüsteemid on nüüd kurnatud. Venemaa õhutõrjevõrgustikus on nüüd lüngad. Lüngad on muidugi alati olemas olnud, kuid nüüd püsivad need lüngad kauem lahti kui kunagi varem ja mõnel juhul ei täideta neid üldse. See ei ole Putini hooletus, vaid paratamatus. Venemaal ei ole enam õhutõrjet varuks, nii et Putin on sunnitud valima, mida kaitsta. Ukraina on juba kuid Venemaa õhutõrjet üha rohkem survestanud, et selline olukord tekitada. Kiev Independenti andmetel korraldas Ukraina 2025. aasta juunist kuni 2026. aasta märtsini 492 rünnakut Venemaa õhutõrje vastu Venemaal ja okupeeritud aladel. See arv moodustab peaaegu kolmandiku kõigist Ukraina kinnitatud pika- ja keskmaa rünnakutest selle perioodi jooksul. Süstemaatiline Vene õhutõrje hävitamine oligi äsja mõte ja Ukraina pole lihtsalt lõpetanud, sest on jõudnud kaugmaa sõja murdepunkti. See ongi murdepunkti juures oluline. See on kriitiline hetk enne, kui kõik muutub ja Ukraina keskendub nüüd selle muutuse esilekutsumisele. Üksmail teatas Ukraina kaitseministeerium, et aprillis hävitati Ukraina keskmaa rünnakute tõttu 25 Vene õhutõrje- ja radariseadet. See on peaaegu üks süsteem päevas ning kõik need tuleb asendada õhutõrjesüsteemidega, mis olid kas mujal Ukrainas või Venemaal, kui Putin loodab hoida seda territooriumi, mille tema väed on hõivanud. Venemaa maadleb samuti varude probleemidega. Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sirskõi ütles aprilli lõpus, et Venemaal ei ole piisavalt õhutõrjerakette, et Ukraina droonidele vastu seista. Nõrgenemine viib laastamiseni. Ja pole nii, et Venemaa suudaks piisavalt kiiresti uusi õhutõrjesüsteeme ja radareid ehitada, et kaotatut asendada. Kui see oleks võimalik, siis Venemaa ei olekski sellises olukorras. Muidugi ei tähendaks see kõik midagi, kui Ukraina ei kasutaks Venemaa õhutõrje nõrgenemist ära oma pika- ja keskmaa droonirünnakutega. Aga Ukraina on seda ära kasutanud. Ukraina on Venemaa õhutõrje hävitamisele lisanud pidevad rünnakud, mida võimaldab väsimatu püüdlus ehitada paremaid ja võimsamaid relvi, millega saab rünnata väärtuslikke sihtmärke Venemaa sees. FP9 on üks neist relvadest. Firepointi poolt valmistatud FP9 on ballistiline rakett, mis suudab tabada sihtmärke nii kaugel kui Moskva ning on suurem kui Venemaa enda Iskanderi ballistilised raketid. Ukraina ei pidanud kunagi suutma sellist relva ehitada. Vladimir Putin arvas, et riik kukub palju varem kokku, kuid Ukrainal on FP9 juba teel. Ja Ukraina on juba loonud eeldused selleks, et see rakett saaks täielikult hävitada kõik, mida ta Venemaal sihikule võtab. Aasta jooksul õhutõrje halvamine oli nagu kurigate ülesseadmine. FP9 koos Ukraina kaugmaadroonidega hakkab neid kurigaid maha lööma. Koos oma kaugmaarelvastuse paranenud kvaliteediga toodab Ukraina neid tohututes kogustes. 30. aprillil teatas ABC News, et Venemaa oli purustanud oma enda rekordi rakettide ja droonide tulistamises Ukrainasse. Ukraina õhujõudude andmetel sisenes Ukraina territooriumile hämmastavad 6804 Venemaa laskemoona, mis purustas Venemaa varasema märtsis püstitatud rekordi 6600. Võite küsida, miks me räägime teile Venemaa igakuisest droonide ja rakettide arvust, kui jutt käib Ukraina kogustest? Sellel on lihtne vastus. Ükski Venemaa hiljutistest rekordkuudest ei ületa seda, mida Ukraina tegi märtsis. Venemaa paljastas end. Venemaa kaitseministeerium teatas, et Ukraina tulistas Venemaa pihta 7347 drooni, mis on mõlema riigi kõrgeim kuine koguarv ja teeb keskmiselt 237 drooni päevas. Ukraina on ühes sõja võtmevaldkonnas Venemaast mööda läinud ning teeb seda nüüd, sest on kuude kaupa töötanud selle nimel, et halvata õhutõrje, mis võiks tema droone peatada. Nüüd, kui need õhutõrjesüsteemid on nii hajutatud ja purustatud, et Ukraina saab peaaegu omal tahtel rünnata, on ta valmis saatma Venemaale rekordilisi drooniparvi, mida varsti hakkavad saatma ka ballistilised raketid nagu FP9. Ja kui sa mõtled, kas Ukraina edestas Venemaad ka aprillis kaugmaadroonide arvus, siis me ei tea. Venemaa kaitseministeerium on Ukraina rünnakute suhtes äkitselt väga vaikseks jäänud. See pole üllatav. Ministeerium avaldas märtsis rohkem, kui oleks pidanud ja ei taha uuesti tunnistada, et Ukraina edestab neid kaugmaarünnakutes, kuid neil polegi vaja seda teha.
tõendid on kõigile näha. Hävitatud kopterid Voronežis, põlevnafta Tuapses ja Primorskis ja purustatud hävituslennukid Vene lennuväljal, mis asub üle 900 miili kaugusel Ukrainast. Venemaa ei suuda enam lihtsalt oma kõige väärtuslikumaid varasid kaitsta, olgu need okupeeritud aladel või omaenda territooriumil. Kõik, mida Ukraina nüüd tegema peab, on jätkata surve avaldamist. Iga õhutõrjesüsteem, mille Ukraina hävitab, nõrgestab Venemaad veelgi. See on kaitse järk-järguline hävitamine 1000 väikese hoobi all, mis toimub reaalajas. Ja see juhtub sellepärast, et Venemaa õhutõrje on osutunud kasutuks enda kaitsmisel Ukraina uusima põlvkonna droonide eest. Sisuliselt ei tee Ukraina midagi uut. See on klassikaline õhutõrje mahasurumise strateegia. Ainult, et selle elluviimine on võtnud aastaid, sest Ukraina on pidanud samal ajal, kui Venemaa teda pommitas, ise ehitama relvi, mida selleks vaja oli. Nüüd on Ukrainal need relvad olemas. Ukraina ei pea enam muretsema loa küsimise ega sellepärast, et Venemaa sihtmärgid jäävad tema relvadele kättesaamatuks. Mida Ukraina tahab tabada, selle taga paratamatult hävitab ja just sellepärast on jõudude tasakaal muutunud. Venemaa õhutõrje laguneb edasi. Veel rohkem selliseid rünnakuid, millest me oleme rääkinud, toimub siis, kui Ukraina drooniparved kasvavad suuremaks ja nad toovad lahinguväljale oma ballistilised raketid. Putin ei osanud midagi sellist ette näha ja nüüd ei näe ta võimalust seda peatada. Vene haavadesse on korralik annus soola hõõrutud. Kuna Ukraina on muutunud kaugmaarünnakutest õhusamaks kui kunagi varem, on ta leidnud ka viisi, kuidas muuta üks Venemaa arsenali tähtsamaid relvi praktiliselt kasutuks. Liugpommid neutraliseeritakse ja neist saab Ukrainas kasutuks rämpsuks. Toimub veel üks suur muutus ja saate sellest rohkem teada, kui vaatate meie videot. Kui teile see video meeldis, siis ärge unustage tellida The Military Show kanalit, et olla kursis viimaste arengutega Ukraina sõjas. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!